käes on portaali Vabadused jõulukampaania. Just tänu sinu panusele saame luua sisukaid analüüse, podcast'e ja intervjuusid. Tutvu meie tegemistega ja toeta meid vabadused.ee/toeta. Tere tulemast kõigile siia Apollo Plaza raamatukauplusesse sellel ilusal advendi ajal. Ja oleme siia tulnud, et esitleda ühte uut raamatut, kliimateost kliimakogumikku, mille nimi on siis Planeet ei põle. Ma kohe selle pealkirja kohta ka, et loomulikult mul oli juba enne siin vestluses kohalviibiga juttu, et planeet põleb ju küll, kuidas ta ei põle, põleb hästi, kui vaja, siis põleb ka suure leegiga. Aga meil oli kaks mõtet selle raamatu pealkirjastamisel, et äkisti on võimalik kuidagi ära kasutada seda, et mõned inimesed räägivad, et planeet on keema läinud, et me elame keemise ajastus. Planeet ei kee, see ei kõla kuidagi hästi. Et mitmetähenduslik planeet ei põle, äkki see on piisavalt intrigeeriv, et tõmmata ja püüda pilku. Ja selles mõttes on selle raamatu ilmumine mitte sellepärast hea, et te mõtlete, et me jõuluajal kuidagi hästi sättisime seda. Tegelikkuses on ta sellepärast hea, et Eesti Vabariigi valitsus on ju taas toonud välja ja arutama hakanud kliimaseadust. Ja siis ongi vaja seda tasakaalustada kuidagi moodi, et kliimaseadust nii-öelda uuesti arutama hakates, ma võtsin selle tsitaadi välja, üks ministritest, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ütles niimoodi. Kliimaseadus täna on väga mõistlik raamseadus, mis seab põhimõttelised ühiskondlikud ülesanded. Nende ülesannete teaduslikele alustele keegi loodetavasti vastu ei vaidle. Minuga koos on siin insener Aivar Usk, finantsekspert Kaarel Ots. Nad on selle raamatu kaasautorid mõlemad ja ma ütleks niimoodi, et mõlemad teatavas mõttes te ju olete vaielnud neile asjadele vastu. Ma loen ette, mida Aivar, sina oled siin raamatu tagakaanel öelnud. Eestikeelsena ainulaadne kogumik kodanikujulguse eeskujude arvamuslugudest ja teaduspõhisest kliimainfost on iseseisva mõtlemisvõimega indiviidile hea abivahend karjavaimust võõrdumisel. Aga nüüd on meil kaks seisukohta. Üks on Kristina Kallase oma, teine on see, mis sina just ütlesid. Et kuidas sa nüüd selgitad seda? Jah, eks paraku sellega ongi nii, et toimimas on ilmselt selline tehnoloogiast teadaolev root of trust tüüpi protsess, kus inimesed, kes puutuvad kokku keeruka teemaga, lihtsalt peavad valima selle, keda nad usaldavad. Ja kuna teadlaste hulgas on ka palju nii ühel kui teisel pool neid, kes ühed ütlevad üht ja teised teist, nagu ka paljudes muudes valdkondades, siis kipubki nii olema, et minnakse kaasa esiteks sellega, mis on mugavam ja mis on ka ohutum ja toetatakse seda poolt. Sest kui juba Eesti kliimateaduse või kliimamuutuste ABC, üks propagandavahend, mis ülitati eelmisel aastal, on pealkirjastatud teaduspõhisena, siis see ikka räägib millestki, mis võib-olla ei pruugi olla monopoliseeritud teadus õigena, et neid arvamusi on mitmeid ja peaks ikkagi vaatama fakte, kui on võimekust neist aru saada. Karel, kas sa soovid ka lisada midagi? Selles mõttes, et Aivar ütleb sisuliselt, et meil käib teatavas mõttes propaganda tegemine siis kliimateemadega. Mitte ainult ju. Ma ei tea üldse, miks sa siin mind kutsusid siia, et jah, ma olen kirjutanud ühe loo, võib-olla kaks, aga samamoodi võib mõelda, ma arvan, iga inimene. Infoajastul, kus me elame nüüd juba mõnda aega, ma arvan, et olla ignorantne ükskõik mis teemal on selline vaba valik. Et siis sa otsustadki, nagu Aivar ütles, et ma kas usaldan kedagi või midagi ja ise loobun mõtlemast. Ja minu meelest me oleme seda näinud eriti hullusti nüüd 5 aastat tagasi COVIDiga, kust hakkas pihta see, et usaldage teadust. Kui sa seda ei teinud, olid sa koroonaskeptik. Nii, ja nüüd on sisuliselt sama. Oled kliimaskeptik. Mina ei saa aru, kuidas sa saad olla kumbki. Sa saad olla kliimaskeptik. Mida see üldse tähendab? Ja see, et me üldse täna siin istume ja räägime, et näed, julged inimesed kirjutasid raamatu, see nagu räägibki sellest, et missuguses nagu äraspidises maailmas me elame. Et selleks, et avaldada arvamust, argumenteeritud arvamust, faktidel põhinevat, sa pead lähenema kuidagi tagaukse kaudu. Selleks oli vaja isegi selline portaal asutada nagu vabadused.ee, kus saaks inimene vabalt mõelda. Sellepärast, et väga paljud need teemad, nii koroona kui see kliima, on pikalt olnud selline,
mingisugune selline nagu kliki teema. Et kui sa sellest eristud oma mõtlemisega, siis sa oledki mingisugune vaenlane. Ma tahan sellise mõtte lihtsalt visata siia, et mina olen finantsvaldkonnas ja kujutage ette, et meil on Eestis on mingisugune fondijuht ja teie tahate oma raha kasvatada, eks ole. Ja see fondijuht näitab tulemusi, et näed esimene aasta -10, juhtub ikka. Teine aasta -10. 3. aasta -15, 4. aasta -10, 5. aasta -20. Ja nii edasi. Ja kujutage ette, ma arvan, te oleksite loobunud, kui te olete raha sinna pannud juba, te oleksite loobunud tõenäoliselt 2., 3. aastal. Kui te oleksite jälginud pikemalt seda, siis te kindlasti sinna raha ei pane. Aga meil on ÜRO oma nii-öelda selle teadluste kambaga on ennustanud üle 60 aasta juba. Et meil on jäänud meil kõigil siis maaelanikel 10 aastat, kui me kohe midagi vastu ei võta või ette ei võta, vabandust. Ja see on väldanud, see on kõik avalik info, iga 10 aasta tagant nagu raudselt on uus ennustus. Meil peaks olema ammu kõik vee all ja kui suures, mis muutub, on see, et täpselt nad ei suuda otsustada ära, et kas läheb väga külmaks või läheb väga soojaks. Ja siis on olnud sellised, kus Inglismaa on Siber juba mitukümmend aastat tagasi ja siis on sulab kõik jää ära ja siis tõuseb veetase üles ja siis igasugused asjad juhtuvad. Ja mulle tundub, et see ongi olnud probleem, et otsustada siis ära, et mis juhtub, see on liiga keeruline, siis ütleme, et lihtsalt muutub. Ja meil see muutus on nii õudne, et me kõik sureme ära. Aga kuidas selle muutusega, Aivar, ma annaks sulle seda, ma tegelikult võtta, ma tahaks hoopis üks kliimaskeptik, selline mõiste käis siit läbi, et see on huvitav, mis loom see kliimaskeptik on, keda pidada siis kliimaskeptikuks? Jah, eks neid nimetusi on püütud niimoodi kleepida, et nad võimalikult eelmaale tõukavaks muudaksid need inimesed, kes ei lähe selle üldise kandevsagedusega kaasa. Ja inglise keeles on see climate change denier, eks ole, mis on kliimamuutuste eitaja. Et nende teadlaste hulgas, kes ütlevad, et see, mis on võetud põhijooneks, ei ole päris õige, on väga vähe, kui üldse neid, kes ütlevad, et kliima ei muutu. Kahtlemata kliima muutub. Ta on seda teinud maal juba 4,54 miljardit aastat sellest ajast peale, kui meie arvates see maakera loodud sai või tekkis. Ja küsimus on ainult selles, et kui suur on nüüd see inimtekkelisus selles kliima soojenemises, mida enam ei nimetatagi lihtsalt kliima soojenemiseks, vaid just nimelt kliimamuutuseks selleks, et see asi hägusam oleks, et saaks juurde tuua igasugused veeuputused, tormid ja mis kõik veel, mis väidetavasti olla inimtekkeliselt põhjusel suurenenud, mida tegelikult jällegi teised teadlased, kes asju detailsemalt uurivad, ütlevad, et ei ole täheldada. Ja isegi kliimamuutuste paneeli IPCC aruanne ütleb, et neid ei ole võimalik tuvastada, et nad oleks muutunud kas sagedasemaks või intensiivsemaks, kui me räägime tormidest, metsatulekahjudest ja paljudest muudest nähtustest peale mõningase soojenemise ja mõningase krüosfääri kao ehk siis lume ja jää kao. Nii et kes tahab, siis meil on just Vabaduste veebis on võimalik väga palju lugeda ka tehnilist selle kohta, mis on võib-olla tavalugejale natuke raske võitu, sest paraku tuleb numbrid mängu tuua, kui rääkida konkreetselt asjadest, sest me võime rääkida arvamustest, aga tegelikult on faktid need, mis näitavad, et kõik see kliimaneutraalsuse poole püüdlemine ei ole mõttekas ja ei pruugi olla ka tulemuslik selles mõttes, mida oodatakse sellelt. Ma tooks mõne näite veel ka, et meil on tegelikult siin raamatus on ju ka ära trükitud siis intervjuud niinimetatud kliimaskeptikutega on William Happer, ta on tegelikult hästi tuntud füüsik, eks ole, Ameerika Ühendriigi Princetoni ülikooli emeriitprofessor, tuntud kliimaskeptik või climate denier, nagu eks ole teda kutsutakse. Samamoodi Richard Lindzen, MIT, jällegi väga, eks ole, prestiižne ülikool, räägib täpselt detailselt lahti atmosfääri füüsik. Mõnikord öeldakse, et mis sa pead klimatoloog olema, et kliimateadustest aru saada, on vist niimoodi. No meil on klimatoloog ka maailma üks tunnustatumaid, Judith Curry Georgia tehnoloogia instituudist oli seal maateaduse osakonna juht, enne kui üks teine kliimateadlane teda sihilikult hakkas
kliimaskeptikuks kutsuma või. Greta Thunberg või, sa mõtled? Ei, see oli Michael Mann ja Michael Manni kohta sa tead, Kaarel, väga hästi öeldakse, et climate change is man-made. Ehk siis kliimamuutus on manni tehtud. Miks ma vabandust, lihtsalt miks ma ütlesin, et Judith Curry ise ütles, et tema, kes on avaldanud, ma ei tea, lugematuid teadusartikleid, eks ole, et temal oli väga raske pääseda nii-öelda mainstreami oma artiklitega. Et seda oli palju lihtsam teha sellele minu nimetatud tütarlapsel. Kellest sai Helsingi ülikooli usuteaduskonna audoktor, oli vist nii. Aga lähme natuke võib-olla korra detaili ka, eks ole, et tegelikult kõige suurem murekoht, mida siis öeldakse, et mis meil on kasvuhoonegaasid, eks ole. On ju CO2 ja et kui see siis CO2 tase atmosfäärist tõuseb, et siis juhtubki midagi sellist, mis on ebasoovitav. Tormid tulevad, kuigi sa just ütlesid, et torm ei ole rohkem, aga tulevad ikka. Tulevad tormid, muutub kliima, läheb soojemaks, läheb külmemaks, kuidas parajasti läheb. Et mis selle CO2-ga on? Et ma ei tea, kas Aivar võtaksid praegu korra ise et selgitada. CO2-ga on kahtlemata selline lugu, et nagu ma ühe artikli pealkirjaks panin, et saatanliku süsihappegaasi saaga, tal on nimelt selline häda, et kui panna graafikule tema sagedus, siis see on 666 pööret ühes, tähendab sagedust lainepikkust 1 sentimeetri kohta, mis on ju väga halvaendeline asi. Ja mõistagi on ta kasvuhoonegaas, mis tähendab seda, et ta suudab aeglustada maa jahtumist. Ehk siis ta mitte ei kogu endasse energiat, ta teeb seda väga lühiajaliselt. Aga see kiht, mis meil maa ümber on tõesti kasvanud, paksemaks, ütleme nii, tihedamaks läinud kontsentratsioonilt, et kui niinimetatud tööstuseelse ajastu jooksul oli see 280 osakest, miljondikku osakest atmosfääris, siis praeguse seisuga on ta juba üle 425 ja väide on see, et kõik see, mis sinna on juurde tekkinud, on inimtekkeline. No see võib ka nii olla, aga küsimus on selles, et kas see on ohtlik ja kas see põhjustab mingisuguseid katastroofi ja seda kliimakriisi, mis meil on. Et on teada, et maailma ajaloos on olnud seda süsihappegaasi kontsentratsioonilt üle 20 korra, isegi rohkem kui praegu ja mingisuguseid murdepunkte sellest pole tekkinud. Et see räägib sellest, et ka praegusel ajal meil sellist asju oodata ei oleks. Ja kõik need ohud tulevad sellest, et modelleeritakse võimalike tuleviku mudelite ja stsenaariumite alusel, mis tegelikult ei ole realistlikud. Ehk siis näiteks äsja avaldati ka Eesti Teaduste Akadeemias üks globaalprobleemide kogumik, kust jälle võib lugeda ka kliima kohta, et see on inimtekkeline, me peame selle muutustega võitlema. Ja kui me vaatame siis, millele seal põhinetakse, siis me näeme seal, et seal on stsenaarium SSP 5.8.5. mille alusel räägitakse, et koledaid asju võib hakata juhtima. Aga juba 2021 ütles ka IPCC, et see stsenaarium on äärmiselt ebatõenäoline. Ja praeguseks ütlevad teadlased, et selle jõustumine on juba täiesti võimatu. Aga sellegi poolest ütleb näiteks üks Roger Pilke, kes on ka osaliselt vähemalt kliimateadlaseks võib teda nimetada, et siiamaani toodetakse päevas 20-30 teadusartiklit, mis põhinevad sellisel ja tema eelkäival samaväärsel stsenaariumil, mis väidavad, et me oleme olemas juba kliimakriisis või oleme sinna minemas ja ekstremaalsed kliimatingimused muutuvad selliseks, et inimkond ähvardab eksistentsiaalne oht, mis näiteks ameeriklaste arvates ei ole nii. Muide, sama Judith Curry, keda me siin mainisime juba, tema nimetas seda stsenaariumit, eks ole. Mina ei ole nendest stsenaariumit väga hea, eks ma alati kuulan, eks ole, Aivar juttu ja noogutan küll kaasa, eks ole, aga ma ei ole ise nii detailselt kursis, aga ma katsun nagu aru saada siis, ja Judith Curryst katsusin ka aru saada ja tema ütles, et need ekstreemsemad stsenaariumid, mis on siis tehtud, et mille järgi siis mudelid tehakse, et need on nagu, ta nimetas crack kokaiin neile. Et nad saavad sellest nagu mingisuguse rahulduse, et nad siis mudelitega suudavad põhjustada igasuguseid katastroofe. Atmosfääri füüsik Linsen samas jälle mainib näiteks, et need mudelid on alati olnud lõbusad tööriistad, aga nendega tehakse midagi, mida nendega ei tuleks teha. Et mudeldada on tore, aga mudelitega ei saa ette ennustada, nad ei ole prognoosimismeetodid. Selles mõttes, et sa kunagi ei tea, see sõltub, mudeli tulemus sõltub alati sellest, et mis sa sinna algandmetena sisse söödad. Ja sa saad lihtsalt katsetada seda ja testida, eks ole.
Aga CO2 puhul, vaata, Karl, sina oled finantsinimesed, numbrite inimene. Kas oskad meile nüüd selgitada, et kui minna korra nagu selle mõtte peale, et oletame, et see CO2 ongi nagu kõige kurja juur. Et mul on selline mulje jäänud, et suur osa maailmast tegelikult on nagu edasi astumas juba. USA ei viitsi tegeleda sellega enam. Hiina niikuinii ei tegele selle, kunagi ei ole tegelenud, see oli jama jutt, et Hiina primaarenergiast, minu teada 8% on ainult see niinimetatud taastu. India ei tegele. Aafrika võiks ka tegelikult saada, Bill Gates isegi ütleb, et aafriklastele võiks ka lubada nüüd oma seda naftat kasutada. Et kui Euroopa nüüd jätkab sellega, et mis me siis saavutame? Me juba näeme praegu, mis saab, et nüüd on avastatud lõpuks ja minu meelest see selginemine tekkiski uue Ameerika presidendi valimisega. Et Euroopa on oma konkurentsivõime täiesti maha mänginud. Aga korra hüppan tagasi, CO2-st kaugemale ei lähe, aga ma arvan, et meie kuulajate seas on kindlasti inimesi, kes praegu mõtleb, et okei, et ajatame kavalat juttu siin, aga tegelikult looduskaitse on ju oluline, eks ole. Ja mulle tundub, et Paul Kingsnorth on öelnud minu meelest jube hästi, et tervise ja turvalisuse sildi all läheb põhimõtteliselt kõik mängu. Ja nüüd, kui me paneme siia selle mitte ainult interneti, aga sotsiaalmeedia juurde, et siis me näeme, et mismoodi selle tervise sildi all kööti paanika, enneolematu globaalne paanika, kus ma arvan, te olete nõus, et valdav enamus sellest, mida öeldi, et see on teadlaste konsensus, osutus valeks. Valdav enamus. Kõik muud tsenseeriti ära, inimesi lasti töölt lahti ja nii. Aga ma olen hästi palju mõelnud, et mis seda põhjustas. Üks on see, et see karja käitumine on olnud läbi ajaloo, nii kaua on inimesed olnud. Aga just see, et sotsiaalmeedia, et sul oli võimalik minna sisuliselt massidesse ning hakata seda ka tsenseerima. Siis nagu me teame, et valitsusasutused ja luureorganid seda näiteks Ameerikas tegid. Ja kui me nüüd mõtleme, et kliimaga tegelikult püüti teha sama asja, et 60 aastat ei õnnestunud need ennustused, aga nüüd, eks ole, kuidagi, et prooviks täpselt sama asja, et mitte tervise, aga ka turvalisuse sildi all. Ja miks ta nüüd hakkab minu arvates ära pöörama või õigemini tagasi pöörama? Seal on mitu põhjust, aga minu arvates selline iga natukenegi mõtlev inimene peaks suutma uskuda mitut asja korraga. On ju. Mitte ainult ühte, aga mul on mitu asja, mitu mingit palli käes, jonglöörin neid. Üks on see, et kliima muutub. Teine on see, et loodust reostatakse. Kolmas on see, et mingil kujul ka hävitatakse. Kas me räägime mingitest kala ülepüüdmisest või metsade maha võtmisest või millest iganes. Et need kõik on faktid tegelikult. Aga mis on siis nüüd see üks ravim sellele on see, et me peame, see on see kliimanarratiiv, et maakera saab hukka selle tõttu, et tekib veeuputus tekib selle pärast, et on CO2 on vaja kinni püüda. Selleks, et kinni püüda on vaja ehitada masin. Nii, ehk meil on vaja ehitada üks teine masin, millega püüda kinni see CO2, mille on masinad õhku paisanud. On ju. Ehk et meil on süüdlane on CO2 ja seda CO2, nagu Aivar ilusti rääkis, on siis kindlasti ka inimene paisanud, keegi ei vaidlusta. Ma arvan, et on ka vaidlustajaid, aga ma arvan, et siin ei ole ühtegi sellist inimest. Et meie oma tegevusega praegu siin hingame, eks ole, vaiskame CO2. Ma ei hakka sinna minema nendesse pealkirjadesse, kus on juba öeldudki, et lehmad peeretavad ja selle tõttu tulevad need orkaanid ja mis iganes. Aga sisuliselt on üks vaenlane ja kuidas sellele lähenetakse siis, et meil on vaja maksustada seda. Et siis, kui sa seda maksustad, siis seda ju justkui nagu ei teki. Ja esimene Euroopa komisjon siis ütles aastal 2000, ma mäletan, kas 16 või 17 enne Covidit, et nende siht on saada esimeseks kliimaneutraalseks maailma jaoks. Ehk et see on juba, kui ma seda lugesin esimest korda, siis ma mõtlesin, et see on väga-väga imelik. Ja siis ma hakkasin vaatama neid uuringuid, et palju see kõik maksab ja nii edasi.
ja siis ma vaatasin, et ahah, et Euroopa osakaal üldse, noh, oletades, et CO2 ongi kõigest süüdi. Oletame lihtsalt. Et siis Euroopa osakaal sellest on mingisugune 9% vist. Praegu USA sinna otsa on veerand. Noh, kõik sinu nimetatud regioonid, eks ole, on sellised, mis soovivad kasvada. Et kui sa sead endale sellise plaani, siis oli vaata ju see, et sa saad ju raha, vähemalt oli selline mulje, et sa trükid raha niimoodi, et noh, nagu homset ei tuleks ja saad sellega teha mida iganes. Siis vahepeal juhtus COVID, ja keegi ei ole siiamaani veel ju sellest eesmärgist taganenud Euroopas. Vaikselt nagu nüüd räägitakse, et äkki neid sisepõlemismootoriga autosid võiks edasi müüa peale 35. aastat, 10 aasta pärast, kujutage ette. Need kõik otsused on, et teeks ikka edasi. Eestis on see, et ei tohi põlevkivi kaevandada, aga tohib osta sisse näiteks gaasi kuskilt mujalt. Mõlemad on CO2 siis õhku paiskatud. Meil on nagu nii kohutavalt palju tobedaid sellisest majandusest irduvaid teemasid. Ja siis on sama käega räägitakse, et meil on vaja saada kliimaneutraalseks maailma jaoks ja teha mingit tasaarengut ja siis, et meil on vaja olla konkurentsivõimeline. Ja siis mina arvan, et peamine põhjus, miks sellest praegu niimoodi nii hooga tagasi tagurdatakse, eriti USAs, ja eriti Bill Gates, kes on ju meister igas vallas, no, anna mingi probleem ette, tema kogu aeg lahendama neid. Siiamaani on kõik ebaõnnestunud tal need ettepanekud. Olgu see kliima või vaktsiinid või mis iganes, täielik jama. Aga öeldakse, et kes maksab, tellib muusika, just vaatasin enne siia tulekut, et 10 aastaga ta on pannud üle 300 miljoni meediaorganisatsioonidele. Noh, siis saadki minna telekasse ja rääkida, et tal on isegi raamat oli, et net zero on ainus võimalus, et maakera jääks ellu. Ja nüüd ütles, et jah, et ei tea, kas ikka on ja mõtlesin, et huvitav. Et mis siis nüüd sellise meelemuutuse põhjustes? Masin muidugi. AI, tehisintellekt. Ma ei hakka neid fakte praegu siin kordamast, ma kindlasti eksin nendes. Aga sisuliselt kõik suured Ameerika ettevõtted täna kas rajavad tuumajaamu või teevad lepinguid ammu suletud tuumajaamade avamiseks, et saada energiat oma tohututele andmekeskustele. Ehk et nüüd nagu eriti ei räägita, et mis CO2 on ja nüüd on see, et meil on võidujooks. Ja see võidujooks meenutab mulle näiteks seda tuuma võidujooks külmasõja ajal, et meil on vaja raudselt esimene olla, mis juhtub, täpselt ei teagi. Et millega kas see on ohtlik võib-olla inimkonnale või mitte. Et sellised mõtted, et see on ammu oli teada, ainult võtta internet lahti ja loe, et sul on majanduskasv ja energia ja nad on korrelatsioonis peaaegu 1:1. Et sa ei saa midagi teha ilma energiata. Et kogu selline plaan, et sa sõltud sellisteks juhuslikust elektri tootmisest on nagu ajuvaba. Ehk et sellega sa ütledki, et meil ei ole tegelikult majanduskasvu vaja. Ja kõik need püüdlused viimastel aastatel, et küll me kuidagi nagu saame. Noh, mina ei ole sellest kunagi aru saanud ja ütleme, kõik need inimesed, eks ole, mina ei pea ennast mingisuguseks eksperdiks selles vallas. Mina pean ennast, ütleme, tavaline jorss, eks ole, kes luges mingisuguseid andmeid ja kes leidis, et see, mida meile räägitakse, on jama. Ja siis kirjutas teile artikli ja te trükkisite selle ära. Aga see, et meile nagu on räägitud seda ja siiamaani räägitakse tegelikult, et me peaksime ikkagi seda jätkama seda ja see annab meile puhtama südametunnistuse ja puhtama, ma ei tea kõik mis, kui me saavutaksime selle kliimaneutraalsuse, see on selline religioosne lähenemine minu meelest. Aivar, kuidas sulle tundub, kas sellest, vaata, nagu Kaarel tegelikult ka ütles, et ka USAs ju tagurdati välja sellest, eks ole, aga Euroopa justkui ei taha tagurdada, sa ise tõid näite, et Eestis me kindlasti ei tagurda, eks ole, meil on teaduste akadeemiaga, nii nurka värvinud ennast. Euroopas on paraku kliimaeesmärgid seni paigas, et aastaks 2050 tuleb saavutada kliimaneutraalsus. Ja ma ei saa mitte öelda seda, et me oleme siin võib-olla natuke hiljaks jäänud. Selliseid arutelusid paraku ei olnud sellel ajal, kui Eestis võeti oma kliimaeesmärke paika pandi, sest tegelikult ju Eesti kliimaneutraalsuse eesmärk pandi paika juba 2017. Ja ma küsin endalt, mida ma sellel tegin.
sel ajal ma olin just lõpetamas ühes rahvusvahelises organisatsioonis toimetamist, kus tegelikult oli üle maailma tehniliste spetsialistide arvamus oli, et kõik see inimtekkelise kliimamuutuse jutt on jama. Et seda ajavad tagant poliitikud ja aktivistid ja sellel ei ole tegelikult alust all. Aga see tundus, et see on üks niisugune ülemise riiuli probleem, et meid see ei puuduta. Ja alles siis, kui ma hakkasin töökohal, kus ma pidin hakkama vaatama, missuguseid seaduseid ja määruseid tuleb Euroopast, kui ma hakkasin aru saama, mida see tegelikult inimeste jaoks tähendab, millised hinnad tõususid, millised piiranguid see kõik kaasa toob. Alles siis ma sain aru, et tuleb hakata sellega avalikult ka võitlema ja olles mõned arvamusartiklid ka meedias avaldanud, püüdsin ka sel teemal sinna minna, aga see ei õnnestunud, öeldi, et ei, sel teemal me artiklit ei taha, et see on ju teada, et see on jama, et kliimamuutused on inimtekkelised ja nendega tuleb võidelda. Me peame sellesse kõik panustama. Nii et see, et üldse me siin praegu istume ja sel teemal avalikult räägime ja on võimalik osta raamatut, mis räägib nende kliima eitajate teadlaste tegevusest ja nende seisukohtadest. See on suhteliselt unikaalne Euroopas. Ja ma arvan, et siin on muidugi Hannesel väga suur panus sellesse ka Vabaduste veebil, kes seda asja on ka üldiselt vedanud ja tagant torkinud, sest niisugust publikatsioonide küllust, mida sealt on võimalik leida eesti keeles seni avalikus meedias üldiselt ei olnud. Ja tegelikult see, et meil Eestis on olnud võimalik, et need asjad on avalikkusesse niimoodi tulnud, selles on ka põhjus. See on see, et Eesti on ajakirjanduse vabaduselt ju maailmas number 3. Et meil isegi ERR-is on trükitud ära sellised artikleid, mis inimeste silmi avavad. Nii et ma arvan, et see on sul õige märkus. BBC võttis vastu 10 aastat tagasi otsuse, et selliseid skeptilisi vaateid ei avaldata. Jah, sest et konsensus on paigas ja science is settled, nagu inglise keeles öeldi, et siin pole enam midagi väidelda. Tegelikult nagu faktid näitavad ikkagi on ja kui me nüüd vaatame, mis on toimunud selle rahvusvaheliselt tasemel, näiteks COP30, mis just lõppes, siis selle lõppdokumendis nenditi, et enam ei ole mõtet rääkida sellest ohust, et kliima võiks soojeneda 4 kraadi ja rohkemgi, nagu tundus aastaks 2100, vaid nüüd me leiame, et praegustes tingimustes on tõenäoline, et see võib muutuda 2,3 kuni 2,5 kraadi. Ja ärme unusta, et sellest pool on juba saavutatud, et siin ei ole mitte mingisugust kriisilõhna enam. Ja selle tulemusena on see, et paljud teadlased on muutunud uuesti aktiivseks ja näiteks Briti parlamendis kutsuti kokku konsiilium alles vähem kui nädal tagasi, kus räägiti jälle sellest, et me näeme, et ikkagi on oht, et see ikkagi võib soojeneda üle 4 kraadi ja me peame meetmetega jätkuma. Sest nagu öeldakse, et praegu selle temperatuurile 1 kraad juurde, see ei ole ju midagi, see pole kriisimaiguline, see ei õigusta igasuguseid piiranguid ja meetmeid. Nii et ärgem neid asju kahe silma vahele jätkema. Ja väga õige ja ma soovitan, jällegi see on avalikult leitav info. Kui tõmmata seda ajahorisonti nüüd pisut pikemaks, siis me ei ole mingisuguses soojas perioodis. Et vastupidi. Ja jällegi hästi lihtsalt leitav info. Kui uskuda veel kord on ju, et CO2 on süüdi temperatuuri tõusus, siis ajalooliselt minnes tagasi 100 000, isegi miljoneid aastaid, siis on võimalik veenduda, et kõigepealt on läinud üles temperatuur ja siis CO2. Ehk et CO2 ei saa mõjutada seda, et soojeneks temperatuur. Ja ma pean täpsustama, et see ei ole küll mitte alati nii, et neid perioode on erinevaid, aga ka näiteks see aeg, kui meil Eestis oli siin aastat 6000 tagasi soe periood pärast viimase jääaja lõppu, siis oli tegelikult, nagu on võimalik lugeda magistritööst, mis on ka esimese taseme teadustöö, võib öelda, et meil oli Eestis temperatuur 6000 aastat tagasi 5 kraadi kõrgem, kui ta on praegu. Ja see oli CO2 taseme juures, mis oli 280 osakest miljondikku, ehk siis oluliselt madalam kui praegu. Ja tegelikult tehniliselt räägitakse sellisest nähtusest nagu korrelatsioon, mis räägib, et kui 2 asja liiguvad koos, siis öeldakse, et nende vahel on korrelatsioon, kui nad liiguvad koos ühes suunas. Siis seda korrelatsiooni, mis oleks üks-ühene temperatuuri ja CO2 vahel, seda maailma ajaloos üldiselt näha ei ole. Ei pikemas ajaloos ega ka mitte lühemas ajaloos, sest et kui me vaatame isegi eelmist sajandit, siis
kui räägitakse sellest, et meil on läinud soojemaks tööstusperioodi algusest peale. Ärme unusta seda, et see tööstusperioodi algus on täpselt samas kohas, kus on väikese jääaja lõpp, mis oli kõige külmem periood maailma ajaloos viimase 2000 aasta jooksul. Ja sellest peale hakkas kasvama tõesti CO2 atmosfääris ja hakkas ka soojemaks minema. Aga kui CO2 kasvas üsna ühtlaselt, ütleme 1, 2, 3 osakest miljondikku aastas, siis temperatuur hoopis võnkus seal juures. Kord läks külmemaks, siis muutus jälle jahedamaks ja viimane jahenemise periood oli näiteks aastate 1940 kuni 1975 vahel. Ja see on just see, miks tänapäeval räägitakse, et 50 aasta kõige soojemad ajad on käes. Sellepärast, et vahepeal oli jahedam. Aga ärme unusta seda, et CO2 kasvas samal ajal üsna samas tempos kui praegu, ehk siis me ei näe üks-ühest korrelatsiooni nende protsesside vahel. Ja see on see, millest tihti ei taheta rääkida ja öeldakse, et ei, me ikka näeme, et 50 aastat on nii juhtunud. 50 aastat on tühine periood maailma ajaloos, nii et sellest ei peaks ennast väga tõsiselt kurvastama. Millest ei tohi rääkida on see, et Sahara kõrb oli kunagi võrdlemisi roheline ja Gröönimaal oli jääkatet vähem. Ja siis oli keskaja soe periood, eks ole? Ja seda ei tohi öelda, et siis ei olnud seda tööstusrevolutsiooni veel. Jah, CO2 on justkui probleem, aga jah, see temperatuuri argumenti toovad välja ka siin raamatus erinevad teadlased ja nad ütlevadki täpselt seda sama, mida Saivar ütlesid, et jah, et palun, et kui me kardame seda, et meil veel 1,5 kraadi või 2 kraadi siin temperatuur tõuseb, et siis esimese soojenemise temperatuuri tõusuga kas on midagi halvemaks läinud või äkki hoopis paremaks läinud. Et kui me vaatame võrreldes 19. sajandiga, et mitte isegi rääkides sellest energeetilisest revolutsioonist, mis selle ajaga on teinud, elu on niikuinii kõigil paremaks läinud tänu sellele, eks ole. Ja teine asi, mis on igaüks võib ise seda mõelda ja seda, lihtsalt lugu on sellest, kui sai kevadel käidud Pariisis professor Linseniga intervjuud tegemas, siis Pariisis oli hästi palav. 30 kraadi oli päeval sooja. Aga hommikul, kui me maandusime, siis oli 20 kraadi sooja. Ja siis professor Linsen küsiski mult, et mis meil juhtus nüüd? Et mis meil nüüd juhtus? Et 10 kraadi tõusis temperatuur, kujutate ette päeva jooksul. Et oli meil kuidagi raske olla või ei olnud. Et selles mõttes tasub nende asjade peale tõepoolest ka niipidi mõelda. Ma arvan, kohanemine on see, mis on oluline. Mida inimesed on läbi ajaloo teinud, on olnud sunnitud tegema ja antud küsimuses ka selle asemel, et tegeleda mingisuguste ajuvabadustega. Ma kirjutasin selle raamatu kaane peale ja mul tuli selline mõte, kui ma lugesin seda või mõtlesin selle teema peale, et kuidas inimene ja CO2 on kõige süüdi, et siis kunagi ju olid kliimas süüdi nõiad. Enamus olid naised. Nõiad, neil olid erinevad moodused, mismoodi selgitati välja, et kas sa oled nõid, osad visati vette, osasid torgiti nõeltega, et kas saatan on talle sisse läinud, aga kõik tapeti ära. Ma täpselt ei mäleta palju, aga 10 000 inimesi tapeti ära mitmesaja aasta jooksul, sellepärast, et ilm oli kehv, saagikus oli halb. Ja siis, kes neid mõistis hukka, see oli ju teadlaste kogu, kus olid, kõige enam oli Harvardi teadlasi. Ja siis, ja mis ma mõtlen, et kliima oli kehv, oli see, et jahe oli. Ja saagikus oli halb. Ja siis, kui temperatuur hakkas tõusma, siis enam neid nõidasid sellise hooga enam ära ei tapetud. Et tahaks loota, et me ei ole täpselt sama sugused praegu, et me oleme valinud välja, et mitte lihtsalt nõiad, aga kõik on süüdi milleski. Ja kõiki on vaja piirata ja kõiki on maksustada. Selle sama asja pärast, et meile ei meeldi see, mis moodi praegu parasjagu ilm on. Ja me oleme nagu nii ülbed, et me arvame, et me ise suudame mõjutada kuidagi seda, et kas on 1 kraad soojem või külmem väljas. Et ma arvan, see on selline maania grandiosa juba. See on ka paras koht meenutada seda süsihappegaasi sotsiaalmajanduslikku hinda, millest palju räägitakse, et kui hirmus saab olema, kui läheb soojemaks, kuidas tuleb nälg. Tegelikkus on muidugi selline, et kuna kultuurtaimedes suur osa tegelikult tekkisid aegadel, kui süsihappegaasi oli meie atmosfääris oluliselt rohkem kui praegu, praktiliselt 4 korda rohkem, ehk siis 1500 osakest miljonist, siis nemad on praegu tegelikult CO2 näljas, võib öelda,
ja kui süsihappegaasi osakaal atmosfääris tõuseb, siis nende saagikus suureneb ja nende veevajadus väheneb. Ja näiteks kasvuhoonetes professionaalsetes tõstetakse kunstlikult süsihappegaasi osakaalu praktiliselt 3 korda võrreldes sellega, mis ta atmosfääris on, et seda saada. Lisaks on ka näiteks seesama kõrbestumine, millega ähvardatakse, et tegelikult on seis hoopis selline, et maakera on rohestunud tänu sellele, et süsihappegaasi on atmosfääris rohkem. NASA satelliitide piltide pealt on näha, et sellest ajast, kui neid 79. aastast peale tegema hakati, oli rohestumine vist 15% on maakera muutunud rohelisemaks, ehk siis kõrbete osakaal on vähenenud. Ja seda võib pidada ju ainult positiivseks ja mis puudutab seda soojenemist, mis on ilmne ja mida ei ole mõtet eitada, ta on kohati, on ta suurem, kohati on ta väiksem, on ka maailmas neid kohti, mis ei ole soojenenud. Siis tegelikult tormid, mis saavad alguse sellest, et on suured temperatuuride vahed, need hoopis vähenevad, kui maakera soojemaks muutub. Nii et näiteks see aasta loetakse, et millal vähemalt Ameerika kandis on meretormide hooaeg on lõppenud, võib öelda, et on viimaste kümnendite kõige madalamad tsüklonite arvuga periood olnud, mis on täiesti vastupidine sellele, mida on ennustatud. Jah, eks seda kõike proovitakse mitte arvestada, täpselt nii ta on, aga ma siin veel korra tahtsin pöörduda 2 asja juurde siin, et otsi kokku tõmmata. Esiteks ma tahtsin öelda raamatu kohta nüüd seda, et meie vaade võib-olla siin on vähe skeptilisem kui paljud autorite vaade siin raamatus. Et siin on näiteks Tartu Ülikooli klimatoloog professor Jaak Jaagus, kes ütleb, et tema ei näe mingit kliimakriisi, aga samal ajal ta ütleb, et ta näeb, et see, mis praegune soojenemise põhjustab, see on siiski inimtekkeline. Et ei ole niimoodi, et me päris mingisuguse tunneli vaate oleme selle raamatuga võtnud ja teisi asju ei ole. Ei, aga see ongi osa sellest, kus ma ütlen, et konsensus ja teaduslikku konsensus, kõik inimesed, kes või kõik teadlased, kes kuulevad jälle sõna teaduslikku konsensust ja on päriselt teadlased, hakkavad juukseid katkuma, eks ole. Et siin ei ole mitte midagi teha, aga lõssenkist tuleb meelde. Ja. Ma ütlen siia sappa kohe seda, et nii ta tõesti on, et tegelikult see, et inimkonna poolt atmosfääri paisatud süsihappegaas on mõõdukalt soojendav, see on fakt, et see on lihtsalt tehniline fakt teaduslikult. Küsimus on ainult selles, et kui palju ta seda teeb ja muidugi ka see, et kas see on ohtlik, nagu me varem rääkisime. Aga seda, et ei ole konsensust, näitab kas või juba see, et isegi need IPCC teadlased, kes teevad kliimamudeleid, mis peaksid arutama seda, kui palju see soojenemine on, et juba ainuks nende mudelite vahel on vahe tegelikult 1,8 kraadist kuni 5,6 kraadini soojenemist süsihappegaasi kontsentratsiooni 2-kordistumise kohta. Ja just 2-kordistumise, mitte iga osakese kohta, mis tuleb, sest et see mõju on logaritmiline, ehk siis praegu on tegelikult atmosfääris juba süsihappegaasi osakaal suhteliselt küllastunud ja iga juurde pandav osake vähendab või suurendab seda soojenemist vähem kui eelmine. Jah, ja lisaks ma tahtsin veel öelda, eks ole, ja siin raamatus samamoodi on ka näiteks Jeruusalemma ülikooli füüsik Nirš Javiv ütleb, et tema jaoks on 50-50, eks ole, et 50-50, et osa on inimtekkeline, osa ei ole. Ja taaskord tulles tagasi Judith Carri juurde, siis ma alati ütlen inimestele seda, et vaadake, tal on väga hästi selgitatud, et jah, milles on siis konsensus. Konsensus on selles, et süsihappegaasi osakaal atmosfääris on tõusnud. Ja konsensus on selles, et soojenemine on toimunud. Keegi sellega tegelikult ei vaidle. Mitte ükski neist teadlastest vaidle, meie ei vaidle, vaatlusandmed, eks ole. Ja kõik ülejäänud, mis teile öeldakse, et konsensus on kliimakriis või konsensus on, et üleujutus oli seal ja see oli kliimakriis. Kõik see on kas poliitika, jama, eks ole, mingisugune edasi. Sellist konsensust ei saagi olla, sest seda ei teata. Ja kui siin Kaare rääkis, eks ole, neist finantsasjadest, kui 2019 juba vaatasid, et jube keeruline ja nii edasi. Ega siin võimegi Euroopa puhul öelda, et inertsist läheb edasi, eks ole, soustirong liigub veel. Soustirong liigub ja senikaua, kuni seal soustirongi juures küljes saab olla ja seda lürpida ja paneme 2 miljardit tuuleparkidele sinna merre või paneme seda kuhugi teise kohta ja paneme selle kinni ja siin edasi. Et senikaua seda asja siis edasi surutakse. Aga mulle tundub, et seda raha enam pole ja ma ei taha mingit uut teemat enam täna õhtusse võtta, aga meil on tegelikult demograafilises kriisis. Me peaksime mõtlema selle peale, et mismoodi me üldse saame hakkama
tulevikus nende inimestega, kes meil on, need vananevad inimesed, kes meil on. Selle asemel me oleme mõelnud, et kuidas me saaksime oma elu võimalikult keeruliseks teha, oleme võtnud endale pähe, et kui me maksame rohkem makse, teeme ettevõtjate elu keerulisemaks, püüame CO2, loodame, et seeläbi siis on, ma ei tea, kas kliima kuidagi teistsugune. Me teeme lihtsalt oma elu väga palju keeruline. Sisuliselt me oleme otsustanud ise vaesuda. Vabatahtlikult. Ja see on nukker, et minu meelest meil on neid väljakutseid on hulgem. Ja see demograafia on ainult üks neist. Ja siis samal ajal see Euroopa Komisjon koostab mingisuguse konkurentsi või kompassi omal ja räägib ilusaid sõnu, kuidas nad tahavad saada AI keskuseks. Seda ei võtta mitte keegi tõsiselt ju. Ameeriklased naeravad selle jutu peale, et me oleme ise, ma mõtlen Euroopas, ennast täielikult nurka mänginud sellega. Majanduslikult Saksamaa, Euroopa liider majandus, eks ole. Ta ägab ju selle tõttu, nende tobedate otsuste tõttu. Et keegi tegelikult ei ole sundinud seda tegema, aga on kaasa mindud sellise ideoloogilise aktivismiga kõrgel tasemel. Ja ma arvan, et miks seda keegi ei taha tunnistada endale, ongi selle tõttu, et sa ei taha loll välja näha. Pluss, et kui sa oled poliitik, siis ei valita tagasi. Ja. Hüva, jah. Ühesõnaga, ma lõpetuseks veel tahtsin öelda, kõik väga õige loomulikult, ma lihtsalt lisan siia uuesti soostirong. Aga see selleks, see on selline rohkem nagu selline äraspidine huumor, et iga üks tahab oma eesmärk vastavalt siis edendada seal kas või ka ideoloogiliselt. Aga ma lõpetuseks tahan veel rõhutada selle üle, et loodushoid on oluline, ressursside kasutus on oluline, ehk siis raisata ei tohi. Ja kogu see kliimapööre ja see niinimetatud rohepööre või see, millega tegeletakse, tegelikult ju seda kõike ei taga. Et see ongi see suur probleem, et keskkonnahoiuga ei tegele. Me peaksime uuesti hakkama keskkonnahoiuga tegelema. Hea näide on see, kuidas Põhja-Atlandil looduse nimel, nii-öelda jutumärkides, neid tuuleparke ehitatakse ja vaalad surevad. Vaalad surevad ja siis organisatsioonid, mis peaksid vaalade eest seisma, nad on rahul. Ma ei tea, siin rahvusvahelised looduskaitsjad ja nii edasi. Sest kliima. Aga ma ei tea, ma arvan, et võime siin tänaseks otsad kokku tõmmata. Ma loodan, et me liiga laiali ei valgunud, kui muidugi, ma ei tea, kas keegi tahab äkki publikust midagi veel küsida, me võime ühe küsimuse võtta või kaks, et kas on kellelgi midagi või kommenteerida. Ma küsin võib-olla siit kõva häälega, et mida nendele looduskaitsjatele öelda, kes tõsimeeli liustike taandumise pärast muretsevad? Mina mitte teadlasena kommenteerin selle nurga pealt, et ma käisin jaanuaris Miamis ja nüüd ma lähen uuesti sinna. Et nii kaua, kui Jeff Bezos ja teised ostavad endale täpselt mere äärde 70 miljoniga villasid, et nii kaua ma magan täitsa rahulikult. See tähendab seda, et nemad ei karda, et nende see villa ujutatakse üle ja kindlustusfirmad kindlustavad neid. Aga see on täitsa selline finants. Ma võiks ka liustike kohta öelda veel seda, et kui me vaatame, kuidas sealt liustike alt, mis taanduvad, sulavad välja puud ja elukohad, mis on olnud seal 4000-5000 aastat tagasi, siis võiks mõelda sellele, et ka siin inimesed elasid sellel seal, vahepeal lihtsalt oli külmem ja praegu on jälle soojem ja midagi katastroofilist ei pruugi selles ju olla. Ma tahaks, üks mõte mul tuli, et mul just hiljuti mõtlesin selle AI võidurelvastumise peale ja siis mõtlesin selle tuuma või külmasõja peale. Ja siis vaatasin, et kui palju tehti tuumakatsetusi maailmas. Ja tuumakatsetusi tehti üle 2000 ja osad otse atmosfääris. Ja seal on erinevad teooriad, et miks neid tehti atmosfääris ja siis ookeanis ka. Kujutage ette, et loomulikult inimene suudab igasuguseid sigadusi ja lollusi korda saata, millel on kindlasti mingisugune mõju. Aga just suures plaanis, ma arvan, peaksime keskenduma jõukohastele teemadele, nagu sa väga ilusti võtsid kokku, et mis päriselt oluline on. Nii, aga ma arvan, et vist tõmbame siit tänaseks kokku. Raamat müügil siin samas raamatupoes loomulikult, aga meie veebilehel vabadused.ee.
ja ma tänan kõiki, kes said tulla, kes kaasa mõtlevad ja loodan, et ütleme sellist mõistuspärast debatti sellel teemal on tulevikus rohkem. Aitäh teile! Peamine on minna koju teadmisega, et kliimakriisi ei ole ja midagi väga hullu meid ees ei oota. Saab minna ainult paremaks.